esimese rakendina jõudis areenile Urmas Saks. Urmas Saks on 2013. aasta parim rakendisportlane ning Eesti vaieldamatult parim rakendisporditreener. Tema kaassõitjaks on Tuuli Sarapuu. Tuuli on Urmase üks parimaid õpilasi ning on momendil Eesti edetabelis 6. positsioonil. Nende hobune on Kelly Ekskris. Kutsar Ülar Raudsepp, 2014. aasta Balti liiga teine koht hobuse rakendil, kuid täna demonstreerib ta nagu näha meile paaris rakendit. Samas on Ülar Raudsepp esimene Eesti sportlane, kes FIA rahvusvahelistelt võistlustelt esikoha koju tõi. Kaassõitjaks on Ülari poeg Imre Raudsepp, kes on sel aastal ise võistelnud ka kutsari rollis. Nende hobusteks on Freedom ja Redrum. Ning ei pea ilmselt olema tuumafüüsikat aru saada, et kahe hobuse rakendit on palju keerukam ohjata. See on kahtlemata spordiala, mis kõige säravamal ja väljapaistvamal moel ilmutab ennast suvistes välitingimustes, kus kiirused on suured. Meie näeme sisehooajaks kohandatud versiooni. Nüüd on areenil Eve Hagi, 2014. aasta Eesti meister rakendispordis. Sportlane, kes avas eestlaste medaliarve Balti liigas. Tema kaassõitjaks on tütar Signe, kes on 2014. aasta Eesti meistrivõistluste hõbemedali omanik ning võib ilmselt päris kindlalt väita, et ta on otsustanud ema jälgedes käia ja võib-olla juba kandadelegi astuda. Nende hobuseks on Vairi. Areenil on Miina Raa, 2014. aasta Balti liiga parim ponisõitja, kahekordne Eesti meister ponirakendisõidus. Riina kaassõitjaks on Age Põldaru ning nende poni nimi on Orfeus. Arvestades saali kitsamaid tingimusi on hobuse väiksus kindlasti eeliseks kiiruse kasvatamisel ja tema juhtimisel ning siin demonstreerib poni meile ka ilmselt kõige suuremaid kiirusi. Tervitame areenil Ville Obertmani. Ville on osalenud hulgaliselt rahvusvahelistel võistlustel. Möödunud aastal osales ta edukalt paaris rakendi MM-i Slovakkias. Vankrit vedav hobune Armoni oli tookord üks tema kahest kasutatud hobusest. Ville kaassõitjaks on meie tuntud takistussõitja Urmas Raab.